Tere taas, head TV7 vaatajad. Käes on Kirkuse kiituseks järjekordne saade ja meie tänane saate kangelane on selline naine, kes on esimeste seas, kes võtab vastu Jeesusest sõnad ja näeb temas eluteed. Enne kui me jõuame jälle selle loo jutustamiseni, ütleme me tere oma saatekülalisele ja mul on suur rõõm ütelda tere tulemast taas kord Karin Raja. Aitäh kutsumast. Ja tere Külvi. Tere. Karin Raja, sina ei vaja tegelikult küll palju tutvustamist, sest sa oled teeninud nii paljudes kogudustes, teenistustel. Sind tuntakse nii hääle kui nägupidi. Nii et täna ma lihtsalt tahaks sulle ütelda, et aitäh, et sa oled valmis uuesti jagama midagi, mida Jumal on sulle andnud. Sest me oleme sinuga ühes varasemas saates juba saanud vestelda ja see, et sa tagasi tulid, on hea märk. Ja tõesti tahangi tänada teid, et olete vastu pidanud, et ka ei andnud alla, kui mind kutsuda, sest alguses ma kuidagi ei soovinud, aga ma ütleksin, et see saade on põnev. Põnev ilmselt neile, kes saatesse tulevad ja neile, kes vaatavad, et see annab sellise mõnusa väljakutse uurida sügavuti, sest et üsna sageli ikkagi jääb kogu meie piibli teadmine ja uurimine väga pinnapealseks. Aga see saade Kirkuse kiituseks on tõeliselt mõnus ja pigem ütleksin aitäh teile, et olete võtnud selle saate tegemise ette, et on olnud selliseid naisi nagu teie, kes on otsustanud võtta päris keeruline uurida pikki aeg nende naiste elusid, nende karaktereid, et samas olen, ja ma ei tea, kas teile öeldakse, aga ma saan siin öelda tänusõnad teile nende inimeste poolt, kes mul on öelnud, et see saade on vahva, nendest saadetest me saame kogu aeg midagi uut, midagi, mis valgustab nende teadmist ja mis annab teadmise ka Jumala sõnast rohkem. Nii et see on vastastikune tänu, et aitäh kutsumast ja aitäh, et üldse seda saadet teete. Tänu Jumalale. Ja eks tegelikult, mis seal salata neid asju uurides, ikka vahelgi tekib see koht, et nii suur vastutus on, et mida sa julged välja ütelda ja kas ma olen õigesti mõistnud. Nii et kui me midagi oleme ka eksinud ja mõnikord me olemegi eksinud mõne nimega või mõne kohaga või arvamusega, siis hea televaataja, ma usun, annab meile andeks, et me kõik oleme siin sellised, võiks öelda, asja armastajad, kes lihtsalt armastavad Jumala sõna ja tahavad oma parima anda, et seda uurida ja jagada. Ja mina tahtsin öelda, et me neid meelega sinna sisse pihustame, et keegi magama ei jääks. Jaa, aga meie tänane saade, ma usun, saab olema üsna sügav ja pigem võib olla isegi tõsisem, sellepärast, et see naine, Samaaria naine, teda tuntakse võib-olla sellise ütlemise järgi Samaaria naine kaevul. Minu arust on see nagu selline, mis on puudutanud väga paljusi naisi, kellel on olnud selline identiteedi võib-olla segadus või kes ma õigesti olen ja kas ma kuhugi kuulun ja kas ma olen vastu võetud. Ja siis tuleb Jeesus ja muudab hetkega kogu selle enesetunnetuse. Et minu arust on see nagu väga sügav ja selline ilus lugu, aga seal on ka palju asju, mida me võib-olla esmapilgul arvame ja kui me sinna sisse kaevume, siis tuleb välja, et võib-olla need ei olegi üldse need niimoodi selle naisega seotud lood või mida Jeesus tegelikult tahtis talle ütelda. Minu arust tekkis siin küll küsimusi, nii et võib-olla läheme koos ja vaatame sellesse looste sisse. Ja minu arust oli see väga põnev just nimelt uurida, sest ma arvan, et enamuses meist oleme kuulnud Samaaria naisest ikkagi, et ta on kui üks patune naine. Räägitakse sellest ja minu avastuseks oli selles suhtes, et kui just nimelt, et lähed sügavuti ja hakkad kaevuma sellesse teemasse, siis ma tegin lausa eksegeesi ja hakkasin vaatama, et mida nüüd Johannes kui see autor on tegelikult tahtnud öelda.
selles suhtes ongi need saated nii ägedad, et sa saad uurida ja kaevuda sügavasse, just nimelt sinna sügavasse kaevu. Ja võib-olla tookski võib-olla teise nurga alt täna selle naise tausta, kus me eriti palju kuulnud ei ole. Ja sest sellel ajal Palestiinas olid ikkagi need abielu seadused ka keerukad ja enne kui me üldse sinna sügavuti läheme, et vaatamegi pisut seda tausta just, et miks see taust on nüüd just selline meie kõrvu kostnud ja mis ta tegelikult veel võiks ka olla. Ja ükski selles suhtes nagu selline ütlesid, et me teeme ka vigu, me eksime, aga me oleme valmis muutuma, parandama, kui midagi on, mis on kapitaalselt valesti. Aga see sõna, kui Jeesus, nüüd alustan küll natukene tagantpoolt, aga et mõista just selle naise tausta, alustamegi sealt, et 5 meest on sul olnud, siis see tegelikult ei tähenda alati seda, et on lahutatud mees olnud. Ega viita ka otseselt seksuaalsele patusele elule, et siin ma tahaksin tõesti seda rõhutada, et see tekst ei viita praktiliselt kordagi nendele moraalsele langusele. Aga me võime vaadata seda, et on võinud siis korduvalt leseks jääda. Et see on 1. sajandi Samaaria ja Juuda kontekstis üsna tavaline. Siis keegi võib-olla ei võtnud teda just nimelt leviriaadi abil. See tähendas siis seda kohustust, et kui naise mees on surnud, et siis selles suguvõsas või peres on järgnev poeg, kes siis võtaks selle naise enne selle naiseks. Ja miks seda siis tehti, see on tegelikult just väga oluline, et iga perekonna nime säilitamine oli rahvusliku uhkuse küsimus. Et seda nime hoiti väärtuslikuna. Ja samas me võime vaadata ka seda naist, et nüüd, kui Jeesus ütleb, et sul on 5 meest olnud, et ta elabki mehega, kes ei taha õigupäraselt temaga abielluda. Ja see on tegelikult nüüd see sotsiaalne haavatavus ja mitte moraalne süü. Ja otsisin üles piiblis ka sellise kirjakoha, mida piibli kommentaatorid on esile toonud, et leviratsioonis sai keelduda ainult rituaalse vabastamise teel. Minu jaoks oli, ma teadsin seda, aga ma ei teadnud täpselt, kus see nagu on. Selle jaoks oli see minu jaoks ka tore üllatus ja vaatajaga hea meelega jagaksin seda. Ja see on 5. Moosese 25. peatükis. Ja ma loen kõik selle, sest see on ilmselt väga paljudele teadmata kirjakoht, aga ometi on see piiblis kirjas. Ja see on siis 5. Moosese 25, 7-10. Aga kui see mees ei nõustu võtma oma venna naist, siis mingu ta vennanaine väravasse vanemate ette ja öelgu, mu küdi keeldub oma venna nime säilitamast Iisraelis. Ta ei taha täita mehe venna kohustust. Siis linnavanemad kutsugu tema ja rääkigu temaga, aga kui ta jääb kindlaks ja ütleb, ma ei ole nõus teda võtma, siis astugu ta vennanaine vanemate silma all tema juurde, võtku tal sandaal jalast, sülitagu temale näkku ja tunnistagu ning öelgu, nõnda tehtagu mehega, kes ei taha jätkata oma venna sugu. Ja temale pandagu Iisraelis nimeks paljasjalgne pere. Väga huvitav, väga huvitav. Ja samas on ka niimoodi, me võime öelda niimoodi, et see on nüüd juutidel kirjas, aga juudid või samaarsed pidasid ikkagi ennast juutide järglasteks ja neil oli selline analoogne vabastamisprotseduur. Nii et see, kus siin on öeldud, et sul on 5 meest olnud ja kui naine vastab, et mul ei ole meest, siis me võime mõista seda ka sellises kontekstis, et ta viimane suhe mehega, et ta ei ole küll abielus, aga see on kui katse jääda ellu, et katus on pea kohal ja leib on laual. Et selline huvitav. Muidugi samas võib ka olla, et ta on lahutatud. Me ei saa keegi nagu
100% öelda, et nii või naa, sest et ka need uuesti abiellumised, et need olid võimalikud ja lubatud ja kas võib-olla just selles osas, et see naine ilmselt ei saanud lapsi, aga me teeme jälle oma järeldusi, aga et võis olla, et viljatuse või sobimatuse või mainekaotuse pärast, et Mehel oli õigus lahutada. Just. Sageli oli see mehepoolne eesõigus just nagu või noh, tavapäraselt nemad lahutasid ja naised pigem ikkagi harvemini said seda algatada. Just nagu naine, et tal nagu ei olegi sõnu, tal on ilmselt palju küsimusi, aga tal ei ole nagu lahendusi, et ongi sellises suhtes. Ja ma praegult esimest korda, ma ei ole kunagi selle peale varem mõelnud, aga kui ta peab ennast religioosseks, sest tema ju ütleb, meie kummardame seal, siis kui tõenäoline see on, et ta keset seda ühiskonda vabaabielu elab? See peaaegu üldse ei ole tõenäoline ju tegelikult, sest kui sa käid kummardamas, kui sa pead ennast jumala rahvaks, siis sa ei ela siin tegelikult ka nagu põhimõtteliselt võidakse maha selle eest võtta, eks ju. Just. Ja teine mõte jälle samal hetkel tuleb, et Jeesus läks, me ei ole veel selleni isegi jõudnud, aga see kohtumine on ju Jeesusega. Jeesus otsis teda teatud mõttes üles, ega tema ei pidanud, ta hakkab ise rääkima, eks ole, et see naine ei ole keegi, kes on jumala vastane igal juhul. Ja minule lõi jälle lambi särama selles mõttes, et see salm, mis algab neljanda salmiga Johannese 4.4, et ta pidi aga minema läbi Samaaria. Ja eksegeetiliselt vaadatuna see on üks silmi valgustav sõna, tõepoolest. Et see ei ole niimoodi, et muud teed ei ole, ta võis minna ka ju teist teed, aga see oli taevast ära määratud teekond. See pidi, et väljendab jumalikku paratamatust. Jumal oli näinud midagi väga ainulaadset, midagi väga unikaalset selles olukorras, kuhu peab Jeesus minema. Et Jeesus kuuletab, kui ta ütleb, et see, mida isa teeb, et seda ma teen. Et siin on nüüd see nüanss selle loo juures, et Jeesus teeb nüüd seda, mis taevas oli ette näinud. Taevas oli määranud. Ta pidi ja ta läks. Ja veel võrratud hea mõte selles suhtes, et Jumal ei oota, et kui keegi jõuaks tema juurde, vaid tema läheb taas sügav evangeelne sõnum. Jumal läheb, Jumal otsib, Jumal läheb kaevule. Ja sest tegelikult juudid ei käinud läbi Samaaria maale, tegelikult nad sinna ei läinud, nagu sa mainisid. Et tegelikult oli just see, et vastupidi, ma käin ümber, sest muidu ma määrdun. Kuigi see oli pikem maa, aga nad käisid ringiga. Ja nii huvitav, ma lugesin kuskilt kommentaarist, et isegi kui varjud omavahel kokku said, siis nad pidid ennast puhastama, sest et samaarlase vari oli nii ebapüha. Nad ei pidanud neid üldse sama jumala kummardajateks. Vaen oli nii kõva, et kui sa lähed Samaaria maale juudina, siis sind kas tapetakse või sa saad määrdunuks. Et sa ei saa enam jumalat teenida, sa ei saa templisse minna, sul peab mingi puhastusprotseduur olema. Ja samaarlastel oli ju lausa tegelikult oma tempel, sest nad ei võinud minna Jeruusalemma kummardama. Neil oli seal samas, kus nendel see piirkond oli seal. Kerissimi mäel, mida me teame, oli see õnnistuste ja needuste mägi, mis seal asetsesid üksteise vastas ja seal. Omaette huvitav, eks ju. Aga et mis juhtus oligi, et need juudid, kes asüürlastega abiellusid peale templi ja Jeruusalemma vallutamist, nemad said nii-öelda segaverelisteks ja nad jäid siis kummardama sinna ja juudid ei pidanud neid enam kellestki. Et tegelikult nad on veresugulased, aga vaen on tõusnud selleni välja, et nad omavahel üldse mitte ainult ei suhtle, vaid nad peavad teineteist nagu täiesti vaenuks. Nii et selles mõttes see vestlus hakkab sellise suure pingega, et meesterahvas nagu alustab kõnet, eks ju, ja naisele ja edasi. Just. Aga võib-olla enne veel tooksin ära siin, mis just ka eksegeetiliselt välja tuli, et väga sageli me arvame, et küll, kui ta ei ole lahutatud või et kas ikka see moraalne elu kuidagi, et miks ta keskpäeval nüüd just sinna kaevule läks ja... Muidu sa tahaksid varjus minna õhtutundis. Just, et on ikkagi arvatud, et see keskpäev on nüüd siis
selline, kus kui sa oled häbistatud, sinu elu on selline, mis ei taha nagu väga avalikustada ja just oma eluvalikute pärast, et see on selline üldlevinud arusaam, et ta soovib vältida teisi selle pärast ja et ta oli nagu ikkagi siis see naine, Samaria naine oleks nagu patu pärast häbistatud, et sellepärast ta tuli üksi. Aga viimased uuringud on ikkagi ka esile toonud seda, et vett toodi läbi päeva, et teekond oli pikk ja ei ole sul kohe ukse taga või akna taga, et see toimus ja võis täiesti vabalt toimuda päevaringselt, eriti kui pere oli suur ja vett ikkagi oli vaja. Ja samuti tuuakse ka välja seda, et kui suur hulk oli vett toomas üksteise järgi, Lähis-Ida kultuuriuurijad ütlema seda, et see kaevu rahunemine nagu, et vesi läheb sogaseks, et kui nii palju seda vett võetakse, et siis ühesõnaga see tekst ei ütle nüüd seda, et ta vältis, jah. Väga huvitav. Just. Ja mina mõtlesin veel isegi just sedagi, et kui me selle loo lõpus näeme, kui see naine, kui talle tuli see ilmutus Jeesusest, eks ole, kes on tõeline elu, eks ole, ja ta läks ja jooksis külla, siis see, et ta seal kõigile ütles ja hüüdis, seda kuulati, temaga toimus ikkagi kontakt. Järelikult ta ei olnud täiesti välja tõugatu või selline, kelle juttu ma üldse nagu ei võta, vaid et järelikult ta sai minna. Ta sai ütelda ja tema jutt oli selline, et see tõi kohale terve küla. Just. Ja siin kaevul, kui me nüüd ka oleme, jõudsime ka sinna kaevule, kus siis Jeesus ja Samaria naine siis tõeliselt nagu kohtuvad ja sa juba mainisid ära, eks ole, et juut ja Samaria naine, et see on ka tõesti, et isegi seda sama, et kus Samaria naine ka ütleb, et sa ei saa ju juua tegelikult, kui ma võtaksin ka seda vette, seda maiset vett, siis ei saa juua, et see on nagu kokkupuude. Et see, mis sa tegelikult, ma mainisin, et vari võib ikka juba roojastada, et ka see, et sa võtad, et ma võtan siit asjast joon. Ja, et see juba rövetab, aga kõigepealt on see, et mees, eks ju, ei kõneta naist. Et kui sa ei ole sugulane, siis niimoodi ei toimu omavahelist suhtlust. Veel väljaspool linna ja veel juudi ja samaarlase vahel. Et seal oli nii mitmekordsed sellised seinad ees, et ma imestan, et see naine võiks olla täiesti esimene reaktsioon, mis küll olla jooksin nagu ja mida sa nüüd, eks ju, mult veel, sa küsid minult juua, eks ju. Et see oli nagu ääretult erakordne viis, kuidas Jeesus tegelikult niimoodi lähenes naisele. Ja samas, kas pole niivõrd erakordne, kuidas Jeesus lähenebki sellele naisele, et ta ütlebki, et anna mulle juua. See on nagu palve, et see on tegelikult lähedale tulek. Ta ei suru ennast peale, vaid ta lihtsalt ütleb, kas räägime, kas ma saan sinu tähelepanu. Ja siit algabki tegelikult see tasuta kingituse pakkumine. See, mis on see Johannese see suurim sõnum, mis ta siin esile tahab tuua, et see on see palumatu armu pakkumine, seda halastust, just andeks andmist, õigeks mõistmist, et kinki ju saadaksegi ju tasuta ja et see voolaks ja voolaks, et see on nii suur sügav sõnum siin ja mulle väga meeldis, et ma arvan, et selle kirjakoha võib ka siin täiesti ette lugeda siin, kui see naine kaevul on ja kui Jeesus ütleb ka, et ma tahan sinuga rääkida, ma tahaksin sulle anda, kui sa vaid teaksid seda kinki, kui me vaid teaksime seda kinki ja Jeremiia 2:13 ütleb ka nagu, kui me suudame kuulda, milline on siin nagu Jumala hääl, sest mu rahvas on teinud 2-kordse süüteo. Minu elava veeallika jätsid nad maha, et raiud ennestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett. Just. Et nii suur sügav sõnum. Nüüd on see naine seal. Ajastatus on millimeetri täpsuse pealt, eks ole.
et seal on üks naine, kas ta on ilmselt oma eluga ongi eemale tõugatud, rõhutud, naine, kes igaseb tegelikult armastust, suhtumist temasse kui väärtuslikkusesse, inimloomusesse ja nüüd on seal see, kuhu me kohe ju hetkega ilmselt jõuame, mis sa juba lõpus ära tõid, et ta läks kuulutama, keda ta läks siis kuulutama sellega, kellega ta tõeliselt kohtus. Ja see suhe ju algabki just sellest, et kui me oleme sunnitud tunnistama, et meil on janu. Me ei saa ise hakkama. Ja, amen. Ja siin on nüüd kahekesi on vestlemas väga tõelistel ja sügavatel teemadel ja kui öeldakse, et samaarlane ei tea Jumalast väga palju, et muuseas nad teenisidki ebajumalaid, et seal oma Gerissimi mäel ja nad olidki võõrdunud, aga nad olid säilitanud ikkagi need 5 Moosese raamatut ja nad uskusid selle just. Segasid neid usud kokku seal. Just. Ja samas, et kui mina vaatan, et ma vaatasin, et see naine on tegelikult julge oma karakterit, et ta julgeb esitada neid küsimusi, et on tegelikult avatud, ta on aldis õppima, ta on aldis kuulama, kuidas iga Jeesuse sõna avab talle nagu sammult tee ühe sügava ilmutuseni. Nii et tegelikult võrratu pilt. Vau, mul tekib peaaegu see mõte, et kui Jeesus ütleb talle, et anna mulle juua, et siis see on enam-vähem, kas sa tahad kuulda või kas sa tahad seda kinki, sest jälle ma jõuan selleni, et tegelikult see materiaalne, et keegi kedagi toidab või joodab või teenib, tegelikult ta ütleb teeni mind, kas sa oled valmis mind teenima? Juba selles esimeses lauses ja see naine avab ennast selleks, kuigi tal oleks iga põhjus olnud ära joosta. Nüüd avas selle ukse, et Jeesus räägib talle oma kingitusest, eks ju. Korraga on ilmutuse vesi nii-öelda voolamas, mis oleks muidu kinni olnud, kui nad oleks oma kommetest kinni hoidnud. Ja see on üks asi, mida ma olen vahel mõelnud. Kui meie inimestena jääme kommetesse liiga kinni, siis me võime ilmutustest mööda minna. Ja ka sellest, mida isa mulle ees näitas. Mine seda teed pidi, ära mine kombeid pidi, vaid võta see tee, mida issi mulle näitab, sest seal on mul kohtumine kellegagi, kellel võib-olla terve elu ja võib-olla terve külaelu muutub, eks ju. Just. Ja kaev oli ju üks kohtumise paik ju. Ja. Et seal ju tegelikult, seal tehti lepinguid, aga seal kohtuti ka oma tulevasega. Et kui me mõtleme selle peale, siis Mooses kohtus oma naisega kaevul. Me teame, et Abrahami sulane kohtus Rebekaga kaevul. Jaakob kohtus Raheliga kaevul, ehk siis pruut ja peigmees ja nüüd Jeesus kohtub naisega, kes tegelikult võib esindada väga vabalt kõiki neid meid, kes sa oled janune selle järgi. Absoluutselt. Mida ainult tema saab anda. Nii-öelda paganad, nii-öelda välja heidetud ja see naine veel mitmekordselt, eks ju. Ja tuli praegu nagu meelde mõeldes selle loo peale, et see kink, kui sa vaid teaksid, kui sa küsiksid, et me oma eludes ka, et kui me saame selle ilmutuse ja Jeesus ütleb ka niimoodi, et kui sa vaid küsiksid, kui sa pöörduksid mu poole, et see on kättesaadav. Ja sattusin lugema David Bosoni ühte näidet paar päeva tagasi just, mis ma arvan, et illustreerib ka seda janu ja seda nälga selle järgi, mida Jeesus tahab ja on andnud inimkonnale. Et Atlandil sai üks uppus, ühesõnaga laev uppus ja meeskonna liikmed läksid päästepaati ja triivisid seal Atlandi ookeanil ilmselt nädalaid. Neil oli toitu, aga vesi oli otsakorral. Ja toitu võib olla, aga see janu on ikkagi nii suur, et see viib inimesed meeleheitesse.
ja siis, kui nad seal oma päästepaadis, see meeskond seal pikali maas on, et säästa oma energiat, siis üks neist tõstab pea ja näeb kuskil, et seal piiril on näha, et üks laev on. Nad võtsid kogu oma jõu kokku, rebisid oma riided katki, et anda märku, et nemad on seal. Ja siis see laev tuleb nende juurde ja üks meeleheites olev, see on tõesti sündinud lugu, meeleheites olev meeskonna liige ütleb, et vett. Ja siis see tundub nagu sellise sarkastilise ja kuidagi skeptiliselt öelduna, et viska ämber, võta ja joo. Ja see meeleheitel olev mees võttis oma ämbri, mis seal paadis oli, viskas vette ja jõi. Ja mis välja tuli? Tuligi välja seda, et nad olid Amazonase jõe suudme lähedal ja Amazonase jõgi pressib nagu seda magedat vett sisse. Ja see on ka, et kui sa ainult teaksid seda kinki, ja seda pressitakse sisse, seda pressitakse, meil on igal ühel võimalus sellest juua ja tõeliselt ammutada. Ja siin sellele naisele ka, ja ta saab selle ilmutuse. Ja ta saab täidetud, kas pole. Kui sa mõtled seda, et ta läheb sinna nii-öelda tühja anumana, siis kohtub Jeesusega, kes ütleb, mina olengi, eks ole, mina olen eluvesi sisuliselt. Ja korraga ta ju selle vestluse lõpuks on täidetud ülevoolavalt, pressib välja. Nüüd on tema see, kes lihtsalt läheb ja ei suuda tagasi hoida, aga kuidas muidugi, ma ei taha ette hüpata. Jaa, ja ma siin vaatan piiblist, et siin on veel, et see diskussioon, mis neil tekkis, tegelikult ongi need sügavad teoloogilised tõed, mis siin esile ju tulevad. Et veel üks selline küsimus on, mida see naine esitab, et kus ta siis peab kummardama. Ta hakkab juba kuskilt aru saama, et see Jeesus on see Messias, eks ole, aga kus on siis õige koht nüüd? Mina, kes mind ei väärtustata, ma olen see Samaaria naine, ma olen põlatud, et kus ma siis seda Jumalat teenima lõpuks pean, et kus on minu koht Jumala ees, ja kus mul on see õigus ja kas ma olen nii piisav, kus ma sobin. Ja milline on see õige vorm ja õige meetod. Aga kas pole sügav tõde, kui Jeesus vastab siin, et ei ole ei see ega see, vaid et kui sa kummardadki mind vaimus ja tões, et see võib olla ka igale naisele, et sa võid Jumalat kummardada, sa saad elava kohtumise kohtingu oma Jumalaga, kui sa nõusi pesed. See on see koht, kus Jumal kõnetab, kus Jumal puudutab, ükskõik, see võib olla, sa rohid või sa kaevad või pesed aknad või oled sa kirikus või sünagoogis. Et ei ole vahet, see on see, et ma kohtun selle Jeesusega, see ongi see kummardamise moment. Et minu jaoks oli ka see, et see naine tõeliselt avastas ja meie peame ka avastama, et ei ole, et ma ainult lähen kirikusse pühapäeval ja seal ma kummardan Jeesust, et seal nüüd kõnetab Jeesus mind. Et see on nagu see ainus paik. Ja see ilmselt, mis ta kõrvad lahti tegi, oligi see, et Jeesus tundis ära tema mineviku. Et see oli midagi, mida ta ei olnud näinud. Ta oli neid kummardamisi viise ja igasuguseid erinevaid jumalaid ja igasuguseid arvamusi ja ühiskonna kombeid näinud. Aga mida ta ei olnud näinud, oli see vaimus ja tões kummardamine. Ja see oli puhtalt, mida Jeesus ju tegi. Tema kummardas oma isa ja oli võimeline ütlema nii-öelda prohvetliku sõna. Ma tean, kes sa oled. Ma olen sind näinud. Ma tunnen sind. Ja see, ma arvan, võtabki nagu selle piduri ka ära, et sa saad aru, siin on tegemist enamaga kui mäed, enamaga kui need kohad või viisid. Nüüd on tegemist eluveallikaga päriselt. Sest kuskilt see naine sai selle kätte, et see ongi tõde. Ja see muutis ta täiesti. Jeesus istub siis selle vana kaevu ääres, selle naise vana kaevu juures ja pakub uut vett, uut elu, uut Jumala teenimist tões ja vaimus. Mul tegelikult praegu tekkis see mõte, mida ma ei olnud siin võib-olla nii tugevalt välja enda jaoks mõelnud, et kui ta prohvetlikult kõneles naisele tema elu olukorra kohta, siis see on üks viis, kuidas tegelikult meie kristlastena saame minna
ja ilmutada Jumala elavat Absoluutselt. väge ja mida me võib-olla kipume kas üle vaatama või alahindama ja loomulikult sa seda ju ei produtseeri iseenesest, Just, see on aga Jumal. me näeme seda, et kui oluline on tegelikult prohvetlikul sõnal selles ka, kui me läheme inimeste juurde, kes ei tunne Jumalat. Ja kui sa mõtled, ma lihtsalt vaataja jaoks, muide eksegees, selle peab ka vist ära seletama, et mitte iga vaataja ei tea, aga et ka see, et prohvetlik sõna tähendab tegelikult Jumala antud sõna. Just. See ei tulnud sinule pähe, see ei tulnud inimlikust teadmisest ega õpetusest, vaid sulle anti sõna. Just see sõna, mida sellel hetkel Jaa. on vaja täpselt Sest sellele inimesele. mõni või paljudki arvavad, et see on tuleviku rääkimine. Tegelikult ei ole. See isegi, mida Jeesus siin ütles, oli mineviku. Sa tunnetad, sa tead asju, mida inimlikult ei saa ja vot see tekitab aukartust. Sa saad aru, et seda saab ainult Jumal teada. Aga mis see eksegees ikka on, et kui kellelgi jäi küsimus sealt algusest? Ja see on selles suhtes ikkagi, et näha, mida autor on päris algselt kõigi nende sõnadega öelnud. Ja just, et kui meie nagu paneme oma hinnanguid või oma arvamusi sinna juurde, siis ongi sellepärast eksegees hea, et sa vaatad selles kontekstis, milles see on antud, selles kultuuriloos, selles ajaloos. Ja mis ma veel tahaksin just ka öelda, et päris alguses jäigi ütlemata, et kui kergelt me anname tegelikult hinnanguid. Me anname inimeste ütluste kohta, nende hoiakute kohta hinnanguid. Kui siin Samaaria naine, et me hindame teda kohe, et ta on patune naine ja me ei teagi tegelikult sügavat tõde tema elu või nagu naiste üle või on see mees või naine, vahet ei ole. Et me juba ütleme, paneme ta paika. Siis see on see koht, kus on meil kõigil jätkuvalt ilmselt õppida, et me võiksime näha inimesi hinnanguvabad ja siin on see koht, kus Jeesus ka näitab, et temal ei ole seda hukkamõistu. Temal ei ole mis rahvusest, mis värvusest ja ei ole see, et hakkaks sulle kohe sinu halbu külgi näitama, vaid see ongi see, et ma tulen otsin. Ma tulen sinu juurde, ma tahan sinuga rääkida, ma tahan olla sinu lähedal. Et see on nüüd see, mida Jumal inimese kutsel ja tema inimese kutsumisel esile toob. Ja kui armas on veel see, et ta läks ja pakkus päästet ja lepitus samaarlastele, kellega neil on ajalooliselt olnud nagu nii suur lõhe ja nüüd ma tulen ja nad võtsid ta vastu, et selles piirkonnas oli ärkamine. Seal tuli uus elu. Minu arust lihtsalt juba selles kontekstis oli see lunastuse töö nagu enamat kui ainult see naine. Ma olen üllatunud, kui neid naisi siin õppida selles seerias ka, aga kuidas on, et Jeesus ilmutab ennast sellisele väetile seisuseta naisele ja räägib nii sügavat dialoogi, et sa väga elavalt ütlesid seda just nimelt, et need on sügavad ilmutused. Ja selle vahendiks, et see jõuaks tervele sellele Samaaria rahvale, on keegi naine, kes oli mitte keegi ja ta saab täis seda Jumala vaimu ja kõik muutub. Jeesus oleks võinud öelda, mine too keegi, too oma vend, too oma isa, too oma, no kes sul iganes seal on, elukaaslane või. Et mehed ikkagi saavad asjadest aru, ma ei ole kindel, palju sul haridust on ju. Et ta üldse, mitte kuskil piiblis sa ei näe seda, päriselt ei näe. Ma ei ole ühtegi kohta piiblis näinud, kus Jeesus ütleks, et oota, kutsu nüüd keegi veel targem kõrvale. Ta on võimeline ja ma arvan, püha vaim on see, kes meid õpetab, et iga inimeseni jõuda ilma, et meil oleks neid arvamusi, eelarvamusi. Ja Jumal muutiski terve piirkonna. Viiski sõna ja see naine on piiblis. Kuni Jeesus tuleb tagasi, keegi ei kustuta teda piiblist ära. Ja see ongi, et Jumal andis just nimelt selle Samaaria naisele, kes oli juutide poolt põlatud rahvas ja esimest korda tegelikult põlatud rahvale ja naisele, keda tõrjutakse, keda hüljatakse ja ta ütleb, et mina olengi see Messias. Mina olengi. Nii nagu piiblis on ka kuskil toodud, et kus see, loen selle ka, et ta teadis, see idee on just seal, kui ta ütleb Jeesusele, et
ma ei leia seda praegu siit, aga et ma tean, et kui Messias tuleb, siis ta räägib meile kõik, eks ole. Et see ongi siin juba, kuna nemad tundsid Moosese raamatuid, et see idee on siit alguse saanud, et issand su Jumal äratab sulle sinu keskelt, su vendade hulgas ühe prohveti, minu sarnase, teda te peate kuulama. Just. Nüüd kuulake. Nüüd kuulake. Just, ja selle sõnumiga ta läkski, et ei ole vaja ka selles suhtes, et ma olen väga haritud või ma olen teadlik, vaid Jumal alustab kuskilt mingisuguse puudutusega ja nüüd mine ja jätka sina edasi. Anna edasi see kogemus, sest siin on ka öeldud, et tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Et see on nüüd see, et vaadake minu pattu, ei, vaid see on pigem see, et vaadake, et mind on väärtustatud. Ma võisin olla põlatud, aga ma olen oluline. Ma saan öelda edasi selle sõnumi, et Jeesus on, või Jumal on Jumal, et ta aktsepteerib mind. Ja ta läheb, ütleb ja kui nüüd, kui me algusesse tagasi läheme, sa tõid ka alguses selle Helina välja, et ta räägib ju ka meestele. Ja kui ta oleks ebamoraalselt väga sellise ebapuhta käitumisega, siis ega teda ei oleks usaldatud selliselt. Sest ka selles kultuuris on, et naisi, kes ka kohtus pidid tunnistust andma, siis naiste ütlusi eriti ei arvestatud. Aga siin arvestatakse selle naise ütlust. Siin on isegi selline koht, kus nad ütlesid ise naisele, et me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda nüüd ise kuulnud. Ehk siis nad uskusid ka juba naise kõnet. Just. Kõigepealt. Ja ma mõtlen ka just, et Jumal teeb suuri tegusid, kui me vaatame tegelikult tõepoolest suuri tegusid naiste kaudu, kes tunnevad ennast ka väikestena ja Jumal toob esile suuri muutusi. Ta valib neid põlatuid tihti peale. See on nii huvitav, et ega ta ei toetu nende väeliste ja võimsate peale. Et läbi piibli ta valib neid, kes on kas lastetud või kes on kas välja heidetud või kes on, mõtled isegi apostlite tegudest, ta ju ütleb, et kogudus vaadake enda ümber, et ega ei ole ju palju vägevaid ja võimsaid ja tarku. Ta ütleb, mõned on. Aga üldiselt ma olen valinud selle, mis on nõrk maailma silmis selleks, et näidata oma au nende hulgas. Just ma mõtlen ka, et ta toob neid suuri muutusi ja kui me ka ise vaatame, et suuri muutusi nende inimeste elus, kelle lugu on valus. Et see võib kõnetada ja kõnetabki rohkesti julgeid samme astuma neil, kes tunnevad ära ka enda selles loos ja eks siingi on antud ka see, et me võime ära tunda ja ma arvan, et paljudel naistel on olnud selliseid kohti, kuhu nad lähevad üksinda nii-öelda sellele kaevule, et on kohti, kus teised ei mõista, kus ei mõisteta neid olukordi, kus oled üljatud, kui võib-olla sind on petetud, aga nendesse kohtadesse tulebki just Jeesus. Ja ma tahaksin öelda vaatajatele, et kui sina oled üks võib-olla nendest naistest, Samaaria naistest, kus sa tunned ära enda loo või sa tunned ära selle valu enese sees ja tahad leida vabanemist sellele ja sa veel ei ole seda kogenud, siis küsi Jeesuselt. Las ta näitab ennast sulle, las ta näitab, kus tema on selles olukorras, selles valus. Ja ma võin oma kogemuse läbi ka öelda seda, et kui Jumal annab ka meil Samaaria loo ja on andnud mulle ka selle kogemuse, kus mu valu oli nii suur, kus ma olin kogenud reetmist, hüljatust, kõike, mis võis olla nii valus, et ma mõtlesin, et Jumal, ma ei tea, kuidas ma selle valuga toime tulen. Ma ei suuda sellega ise hakkama saada. Ja siis ma küsisin, et Jeesus, näita mulle, kus sa oled selles olukorras. Ja paluge, et Jeesus tuleks ja võtaks valitseda kõigis nendes valdkondades, kus sul on valus, kus sul on keerulisi olukordi, raskusi, mõtetes, hüljatuse tundes,
emotsioonides. Ja las ta tuleb sinna. Ja mina kogesin oma elus seda, et kui see valu tahtis taas tulla, siis Jeesus oli kui müürina. Ta liikus mul siit ühe külje pealt teise külje peale. Kui see valu tahtis taas esile tulla, siis Jeesus, sina oled kui müür, sina oled see kalju, sa hoiad ja kaitsed mind. Ja nii ongi see, mida Jeesus saab teha meie eludes, et võtta ära need valud. Ja ma näen ka seda, et paljud inimesed klammerduvad, sa ütlesid ka, et me jääme kuskile kinni, klammerdume oma valu külge kinni. Kas on siis lihtsalt mingi läbikukkumine või me jääme sellesse kinni ja ei oska enam sealt välja tulla. Ja võt, siis on tõesti mõistlik, et Jeesus, tule nüüd sina, tule ole see eluvesi, voola nüüd minu elu läbi ja et kõik see, mis on hoidnud kinni, las see purskab välja, las see mage vesi tulla ja tuua selle elu, milleks ta on tõeliselt antud, et me võiksime sellest osa saada. Ja just. Jeesus tuleb meie Samaaria kohtadesse ja pakub seda elavat vett. Ta otsis ta ikkagi üles ja tänu Jumalale. Amen. Ma annan kui vaatajale ühe huvitava mõtte, meil saade saab kohe läbi, aga üks põnev asi, mis piibli uurijad on ka avastanud, et see on peaaegu täielik peegelpilt Nikodeemuse loost. Ja. Peaaegu täiesti keegi, kes on kõrgest soost, kes on kõrgelt kuulatav, kes on rahvaliider. Jeesus isegi ütleb oma loost talle, kuidas sa seda ju veel ei tea, sa oled oma rahva ja sa oled juutide õpetaja ja sa ei tea, millest ma räägin. Tema tuli öösel ja ei läinud välja selle sõnaga, peitis ennast. Muide, kiriku ajalooliselt küll öeldakse, et temast sai tugev kiriku toetaja. Aga seda piibel ei räägi. Ja siis on väike naine, kellel ei ole peaaegu mitte mingit juurt. Käib ja teeb oma asju ja ei ole tal seda meest, kelle peale toetada või suurt rahakukrut. Ei ole kellele isegi nii öelda, sest see rahvas on killustatud ja igaüks otsib oma rada põlatuna. Aga see naine läheb hüüdes rõõmust ja ütleb, vaadake teda, kes on andnud elusõna, nagu rääkinud elu. Et mind see puudutas väga, sest ma mõtlesin, kas mina jooksen niimoodi, nagu üks noor naine jooksis seal Samaaria maal, hüüdes nagu igas suunas, et vaadake, siin on see mees, kellel on nagu, kes on öelnud mulle kõik, kes ma olen ja kes tunneb teid kõiki algusest saadik ja kellel on pääste. Just. Ja. Nii et Jeesus on meie Messia. Ja. Meil on imeline Jeesus. Aitäh teile, head naised, et jagasite. See tõesti oli väga puudutav. Ja hea televaataja, tore, et sa oled meiega kaasas. Julgustan sind, loe seda lugu Johannes evangeeliumi 4. peatükist, loe ja lase Jeesusel sinu vastu rääkida. Praegu aga soovime sulle palju õnnistusi ja kohtume juba järgmises saates. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!